Hommikune vaikus puudutab mu akent. Ma avan silmad ja tervitan valgust. Valgus tervitab mind. Mina tervitan teda. Sulen silmad ja hingan sügavalt sisse ning aeglaselt välja. Ma tänan elu kõige eest, selle eest, mis mul oli, selle eest, mis mul on ja selle eest, mis alles tuleb. Ma tean, et kõik on kingitus. Mitte miski ei kuulu mulle igavesti. Kõik, mis tuleb, tuleb põhjusega ja kõik, mis lahkub, jätab endast maha õppetunni. Sellepärast ma ei hoia elust kramplikult kinni. Ma õpin usaldama teekonda. Ma tõusen, liigutan oma keha, hoolitsen oma tervise eest. Iga samm, iga hingetõmme, iga harjutus on tänu sellele kehale, mis mind kannab. Mõnikord lähen enne jalutama, mõnikord duši alla. Rutiin loob tugevuse, spontaansus hoiab vaimu elus. Kui kõik muutub liiga etteaimatavaks, jääb hing seisma. Kui kõik on ainult kaos, kaob suund, elu vajab tasakaalu. Ma ei taha alustada päeva hirmuga, ma ei taha lõpetada päeva kibestumisega. Ma tahan alustada päeva lootusega ja lõpetada päeva tänulikkusega. Sest mõtted, millega ma hommikul ärkan, ehitavad minu päeva. Mõtted, millega ma õhtul magama lähen, ehitavad minu homset. Ma olen õppinud, et üksi olemine ei ole sama, mis üksildus. Üksi võib olla rahus, üksi võib kasvada, üksi võib õppida iseennast tundma. Vaikus ei ole minu vaenlane, vaikus on õpetaja. Just vaikuses kuulen kõige paremini oma südame häält. Ma ei vaja inimest selleks, et olla terviklik. Kui ma otsin armastust ainult sellepärast, et ma kardan üksi olla, siis ma ei otsi armastust, ma otsin päästjat. Mitte keegi ei saa täita seda tühimikku, mida inimene ise ei ole valmis täitma. Kui ma annan oma õnne kellegi teise kätte, siis annan ära ka oma rahu. Kui minu väärtus sõltub sellest, kas keegi mind armastab, siis olen ma unustanud armastada iseennast. Tõeline armastus algab aususest iseenda vastu. Ma ei taha suhet selleks, et elu oleks lihtsam. Ma ei taha suhet selleks, et keegi maksaks minu arveid või kannaks minu koormaid. Ma ei taha kasutada inimest mugava lahendusena. See ei ole armastus, see on tarbimine, see on kasu otsimine. See on hirm, mis on pannud selga armastuse maski. Ma tahan küsida hoopis teistmoodi küsimusi. Kuidas saan mina olla parem inimene? Kuidas saan mina tuua rahu teise inimese ellu? Kuidas saan mina toetada tema unistusi? Armastus ei küsi ainult, mida mina saan. Armastus küsib ka, mida mina saan anda. Ma olen õppinud, et ebamugavus kasvatab. Kui kõik on kogu aeg mugav, siis inimene jääb seisma. Raskused ei tule meid karistama, vaid õpetama. Kannatlikkus sünnib ootamisest, julgus sünnib hirmuga silmitsi seismisest, tarkus sünnib vigadest. Tugevus sünnib siis, kui sa tõused veel ühe korra pärast kukkumist. Elu ei võlgne mulle midagi, sellepärast olen ma tänulik kõige eest, mis mul juba on. Tänulikkus muudab selle, mis on piisavaks. Kui ühel päeval tuleb minu elu inimene, siis ma ei taha, et ta parandaks mind. Ma tahan, et me kohtuksime kahe inimesena, kes on juba õppinud iseennast tundma. Kahe inimesena, kes ei ela puudusest, vaid küllusest. Kahe inimesena, kes ei otsi kedagi enda päästmiseks, vaid kellega koos elu jagada. Sest kõige ilusam armastus ei sünni vajadusest, ta sünnib vabadusest. Mitte hirmust kaotada, vaid julgusest usaldada. Mitte soovist omada, vaid soovist jagada. Mitte soovist kontrollida, mitte soovist kasvada koos. Me ei pea olema täiuslikud, me peame olema ausad. Me ei pea olema rikkad, me ei pea olema tänulikud. Me ei pea olema ilma vigadeta. Me peame olema valmis õppima. Sellepärast ma ei kiirusta, ma ei võistle kellegagi. Ma ei võrdle oma teekunda teiste omaga. Minu aeg on minu aeg ja see, mis on mulle määratud, leiab mind õigel hetkel. Õppi olema tänulik, õppi olema õnnelik, õppi olema rahus iseendaga. Kui ühel päeval tuleb sinu ellu õige inimene, ei tule ta sind terviklikuks tegema. Ta tuleb selleks, et kaks juba terviklikku inimest saaksid ühist teekonda koos nautida.
ja kui hommikune valgus jälle mu akent puudutab, tervitan teda naeratusega, sest ma tean, et iga uus päev on uus võimalus kasvada, armastada, õppida ja tänada. Igal asjal on oma aeg.